Vähe on suhteid, kus kogetakse nii sügavat ekstaatilist õnne ja samas nii põhjatut kõike matvat leina. Suhte algus on sageli nagu elu kõige põnevam seiklus, avatus, kirg, sulandumine, kõik tundub võimalik, kuid paljud suhted lõpevad väsimuse, tülpimuse, süüdistuse ja vaikselt sureva lootusega. Miks? Sest meil puudub täpne teadmine, mis asi see paarisuhe üldse on. Meil on antud igatsus, aga mitte kaart. Meil on õpetatud unistusi, aga mitte oskusi. Me läheme suhtesse ülilapsiku eelhäälestusega, uskudes, et teine inimene täidab kõik mu tühimikud, rahustab kõik mu valud, kingib mulle väärtuse ja armastuse. Me läheme suhtesse ootusega, et me ei pea ennast kohtama, vaid et teine päästab meist endast. Ja elu ei mängi seda mängu. Elu ei ole siin selleks, et meie illusioone toita, vaid et meid äratada. Nii purustataksegi see lapsik eeldus kiiresti. Algab võitlus, tõmbumine, sulgumine, pettumus, sest ta pole see, keda ma arvasin. Aga see pole tema süü. See on ootuste ja tegelikkuse kokkupõrge. Tõeliselt ilus, küps, elukestev suhe on haruldane. Mitte seepärast, et see oleks kättesaamatu, vaid sest see nõuab teadvust, ausust, kahte inimest, kes on valmis esmalt kohtuma iseendaga. Alles siis saab armastus olla vaba. Alles siis ei otsita suhtest täitmist, vaid jagamist. Siis muutub suhe teekonnaks, mitte päästeplaaniks. Ja mõnel see õnnestub. Mitte juhuse tõttu, vaid sest nad ärkavad. Ja siis ei kao ekstaas ega sügavus, vaid lihtsalt muutuvad teadlikuks, juurduvad, hingavad.